matkaautodes on alati küsitud paari asja minu käest. Esisilevedu on, tagasilevedu, aga tahaks 4x4. Palun väga, nüüd ta on olemas see 4x4 meil. Baseerub uue Sprinteri alusel, on ta piisavalt kõrge nagu näha, pääseb suht koht igale poole. Jõudu, automaatkäigukast, saab ka 3-liitrise mootoriga, mis on eestlase jaoks hästi tähtis, et on jõudnud minna. Automaat, sõita mugav, täiesti talvekindel auto. Sooja pidav, samamoodi on ta ka külma, sooja välja pidav, kui sooja sees pidav, ehk siis on nii talvel kui suvel hästi kasutatav. Tal on suured panipaigad, garaaž, kuhu saab panna. Tehase poolt on lubatud lausa 350 kilo, see taha saab otsa peale panna. Kõrgust on 1,20 m, pane võtta sikri kaasa, mine metsade, mütta nii palju kui jäksad. Tunne loodusest mõnu ja sõida kuhu tahad. Nii, et aru saada, kui kõrge ja kui palju see maastikul ja tavalise Sprinteriga võrreldes alati võib minna talle kõrvale, vaadata, ma olen selline 1,70 m peale, müts juurde, saab 1,80 m teinekord. Sisse vaadata päris julatagi maast. Ja siit on ka näha, kui minna sisse astuda, päris hea kõrge aste on. Et selles suhtes täiesti maastik. Ja siia taha, ja see nüüd on siis elamuosa. Ka siia, see on natuke kõrge minek, aga on juba astmelaud. Nii, ja rooli tagant saad kohe välja keerata laua äärde, kus on hea istuda, õhtus süüa, võimalik televiisor panna, telekat vaadata, aknast või ei tea, milliseid loodusvaateid näha. Varaslikult selline, kuhu sa sõitnud oled. Hea valgus, esiaknad, kõik on pimendatavad, on hästi mugavad. Istmed käetugedega, hea mugav olla. Köök, kõik on vajalik olemas. Gaasipliita, kraanikaus, sahtleid, panipaikadeks, korralikku kappi. Ja kui jääb köögitasemines puudu, tuleb siit ka veel juurde. Või samas, kui nautida välisvaadet, aga sääsed ära ei tapaks, käib niimoodi. Nagu korralikus köögis külmkapp, 140 liitrit. Kõik on olemas koos sügavkülmaga. Taga 2-3 magamist. Täiesti vabalt. Pikuti magamine siia käib vahele, saab veel 3 inimese voodi. Ja kui ei taha kuulata, mis seal keegi ees teeb, siis võib alati kaardin ette tõmmata ja rahulikult und lasta. Ja mõtlesin, et oleks midagi tähtsat jätnud tutvustamata. Mis on alati reisil mugav? Oma privaatne WC ja duš. Iga kell, kus sa oled, saad sa rahulikult käia WC-s, pesta ennast kultuurselt puhtaks ja minna kas või päevast metsas müttamist teatrisse, kus sa võtad kerge ülikonna omale prigide kapist koos õhtukleidiga ja läksid. Milleks omada ühe koha peal maakodu, kui see võib olla sul liikuv ja olla igal pool mööda Eestimaad, mööda Euroopat ja ei ole ka vaja piiriks see, et saab ka neid üle Atlandi viia ja tagasi tuua. Kõige paremat soovides, Meelis!